Peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte on ka Ukraina sõja ajal jätkanud tegevust Venemaa suunal. Stark Logisticsi veod Venemaale on käinud kogu Ukraina sõja vältel. Hallikult endalt ei õnnestunud ERR-il täna kommentaari saada. Firma tegevjuht märkis oma kirjalikus kommentaaris, et tänaseks on alles jäänud 1-2 vedu nädalas ning viimane vedu toimub septembris. Klient on Eesti ettevõtte Metaprint, kes plaanib Venemaal tegutsemise lõpetada, kuid täidab seni veel varasemaid ja kehtivaid lepinguid. Metaprinti omanik on ka Stark Logisticsi enamusosanik. Kaja Kallas on laenanud 350 000 eurot abikaasa valdusettevõttele, millele kuulub muu hulgas ka veerand Stark Logisticsist. Kaja Kallas ütles täna Aktuaalsele kaamerale, et tema abikaasa osalusega ettevõtte pole teinud midagi ebamoraalset. Te võite neid küsimusi küsida minu abikaasa ettevõttelt ja küllap nad need andmed teile avaldavad. Mina selle äritegevusega ei tegele, võib-olla te tõesti ei kujuta ette, aga peaministri töö on päris tihe, et ma ei jõua selle kõrvalt ka ettevõtteid juhtida. Milles ma olen täiesti kindel ja veendunud on see, et mingisugust ebamoraalset tegevust minu abikaasale kuuluvad ettevõtted ei toimeta. Aga just, et kas teie olite teadlik, et teie abikaasale kuuluv ettevõte veab kaupu Eesti ja Venemaa vahelt? Mina ei tegele oma abikaasa äritegevusega. Kui ajakirjanik need küsimused küsisin mina ka oma abikaasa käest ja ta näitas, et nad veavad ühe kliendi kaupu sealt tagasi, kes paneb oma tehast seal kinni. Aga täpsemaid siis vastuseid peate saama sealt. Kindlasti on seal mingid konfidentsiaalsuslepinguid, kui palju ta saab seda infot avaldada, aga minule andis see kindluse, et ta ei tegele mitte millegi sellisega, millest teda ajakirjanduses süüdistatakse. Homme saab Venemaa täiemahulise sissetungi algusest 1,5 aastat. 1,5 aastat on ta vedanud neid kaupu. Kas kõik see aeg võib siis öelda, et on tõmmatud äritegevust kokku? Mina ei tegele selle äritegevusega, ma ei oska teile vastata küsimustel. Ma olen peaminister, mul on oma töö. Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets märkis kirjalikus kommentaaris, et toimunu on häiriv ja vajab põhjalikumaid selgitusi. Läänemetsa sõnul on ta mures, kuidas mõjutab see Eesti mainet ja usutavust. Ka opositsioonierakonnad on Kallase suhtes kriitilised. Kui me vaatame peaministri väljaütlemisi Eesti riigis, Euroopas, välismaal, siis me oleme kogu aeg rõhutanud, et ettevõtjad peavad jälgima ja täitma neid sanktsioone, mis on kokku lepitud, aga käituma ka eetiliselt ja moraalselt korrektselt. Ma ootan küll peaministrit siin väga selgeid vastuseid ja selgitusi selle kohta ja ka tegelikult väga konkreetset hukkamõistusele konkreetse ettevõtte tegevusele, täpselt nii, nagu ta on üles kutsunud kõikvõimalikke teisi ettevõtteid ja ettevõtjaid nii-öelda oma moraalset kompassi üles leidma. Kui me oleme nii ühemõtteliselt osundanud sellele õigusega, et äritegevus Venemaaga tuleb laias plaanis läänemaailmal katkestada ja embargo kehtestada, on see kindlasti meie mainet õõnestab ja teiseks on see kindlasti eetiliselt täiesti hukkamõistetav ja peaminister, mulle tundub, ei ole sellest tõsidusest aru saanud. Ta ütleb, et see on firma küsimus, see ei ole tema küsimus, aga tal on sellega ühemõtteline isiklik puutumus. Ja ainult küsimus on selles, et kuidas me reageeriksime praegu, kui mõne 3. Euroopa riigi peaministri kohta me sellist infot kuuleksime. Me mõistaksime selle ühemõtteliselt hukka. Ehk siis loomulikult ka Sotsiaaldemokraatlik erakond peab siis seda kujunenud olukorda arutama nii oma fraktsioonis kui oma juhatuses. Et hetkel ma ei näe, et avalikuks oleks tulnud nüüd midagi sellist, mis nõuaks sellist kohest väga teravalt reageerimist, aga jah, küsimusi loomulikult see olukord, ma arvan, tekitab kõigis ja kõige enam kindlasti Eesti inimestest.